Tere tulemast podcasti Ettevõtlik mina. Meie tänane külaline on Kaia-Liisa Reinut, kes on õpetaja, inimeste uurija ja ta peab YouTube'i kanalit Valguse kanal Järg ning Kaial on oma sisemise tarkuse kool ning ta on kirjutanud 4 raamatut kristallidest. Meie tänane vestlus oli väga põnev ja huvitav. Me rääkisime oma sisemise tõe, oma loomise jõu kasutamisest, kuidas kõik on energia siin maailmas. Ja tegelikult me ise valime, kus liinil me elame siin maailmas. Lisaks puudutasime põgusalt Donald Trumpi, Elon Muski ja kloonimist. Vestlus oli väga põnev ja ma soovitan sul täitsa lõpuni kuulata. Aga kahjuks juhtus selline asi, et tehnilise rikke tõttu 10 minutit pilti töötab ja ülejäänud vestlus on ilma pildita, ehk siis saad kuulata seda. Aga siiski ma loodan, et sa saad siit nii mõndagi endaga kaasa võtta. Ja kindlasti vaata alt järele Kaia-Liisa kodulehed, kus saad tema seminare, webinaare kuulata, tema YouTube'i kanal ja tema Facebooki kanal, kus tal on 60 videot inimeste aitamiseks. Ja veel üleskutse sulle. Kui sa soovid minu informatsiooni, teadmisi saada endale, siis all on link tasuta gruppi Telegramis Ettevõtlik mina. Aga praegu ma soovin sulle head kuulamist ja päriselt. See saade on väga väärtuslik. Kõike head. Tere, Kaia-Liisa. Tere. Et mul on hea meel, et sa oled täna siin ja enne kui me lähme meie teema juurde, et ma tahaksin natuke teada, et sinu seda tausta. Ma tean, et sa oled sellist kristallikooli või kristallistuudiot pidanud aastaid. Et tahad sa rääkida sellest, kus see pihta hakkas? No selleks, et sellest rääkida, pean ma alustama sellest hoopis natuke kaugemalt, et ma olen tegelikult hariduselt ehitusinsener, täpsemalt teedehitusinsener. Ja samal ajal on minus nii-öelda selline reaalne pool, see insener minus, ja teine pool on selline tunnetuslik, kus ma näen energiaid, ma näen aurasid ja kõike seda. Ja minu elu ongi läinud niimoodi, et esimene pool on olnud selline rohkem reaalsem ja teine pool selline tunnetuslikum ja kristallid tulid minu ellu tegelikult juba lapsena. Ma lapsena suhtlesin nendega, ma rääkisin ja mingil hetkel sai see otsa ja tuli tagasi mu ellu umbes siis, kui ma olin 35, ehk siis 22 aastat tagasi. Ja sest ma olin oma selle inseneri haridusega, ma sattusin sellele lisaks hoopis täiesti teisele alale, nagu turundus. Ja ma töötasin 17 aastat turunduses, erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes, peamiselt toiduainetööstuses. Ja viimane selline töökoht oli mul meediaagentuuri juht, kus ma siis hakkas tekkima mul tegelikult see oli juba varem, sisemine vastuolu selle vahel, mis ma teadsin olevat ja tunnetasin selles maailmas ja seda, mida ma siis tegin oma tööks. Ja ma hakkasin järjest enam tundma, et see, mida ma senikaua olen teinud, et see ei ole päris see, milleks ma siia maailma olen tulnud. Ma teadsin, et on midagi rohkemat, aga ma ei teadnud mida, mis asi see peaks olema. Ja ma hakkasin otsima, ma hakkasin võiks öelda, ma ei ütleks, et meeleheitlikult, aga ma hakkasin otsima, õppima tohutult palju. No ma olen üldse õppinud palju, ma olen õppinud lisaks sellele, et ma inseneriharidus on Tehnikaülikoolis, tol ajal oli selle nimega, siis ma olen õppinud Marketingi Instituudis turundust ja ärijuhtimist ja peale seda siis hakkasin rohkem selliste vaimsete teemadega nagu ennast harima. Ma olen õppinud pendliõpetust, geobioloogiat, klassikalist massaaži, erinevaid igasugust tervendustehnikaid ja ma olen läksin Indiasse õppima kristalliteraapiat.
aga kuna mul on selline vajadus seletada ja asjad peavad olema minu jaoks loogilised, siis ma läksin õppima ka gemoloogiat Ameerikasse. See on gemoloogia, see on geoloogia, mineraloogia üks haru, mis õpetab kristalle määrama ja nii-öelda nende kohta nagu infot saama. Ja mul oli vajadus mõlemat poolt näha, nii nagu mul on see olemus, et osa minust on hästi reaalselt mõtlev 2 jalaga maas ja teine pool on selline hõljuv pool. Ma võiks sellest rääkida tunde, kuidas see kõik avaldub mu elus, aga põhimõtteliselt see, et maailm, minuni jõudis see kristallide maailm tegelikult juba lapsena, et kui sa tahtsid teada, kuidas see algas. See on päris põnev, et mul tuli kohe mitu mõtet, et ma mäletan, et ka oli üks 30ndate alguses olev naine ükskord rääkis, et ta on teedeehitusinsener ja ütles, et see on nii tore töö, sest ta saab meestele käske jagada. Et kas sul oli ka selline kogemus, et ei, mul seda vajadust ei olnud kuidagi, et ma jõudsin tegelikult teedeehitusinseneri töötada umbes 1,5 aastat. Ma töötasin tolleaegses maanteeprojektis ristmike osakonnas ristmike projekteerijana. Ma olen mõned ristmikud Eestis aidanud siis projekteerida ka, aga pärast jäin lapseootele ja siis sealt pärast liikus edasi kogu mu see elu nii-öelda turunduse peale. ja, aga see on ka huvitav paralleel, et sa ikka veel tood neid ristmikke kohale. Et sa oled teinud seda väga kuulsat Valguse kanali, YouTube'i kanalit, kus jagad inimestele informatsiooni ja pead pikkasid loenguid. Aga see taust on väga tähtis, sellepärast et taust määrab selle, mismoodi me teeme midagi. Näiteks mul enda puhul on, et ma olen väga tugeva analüütilise meelega ja ma suudan vaadata näiteks aktsiaid, rahavoogusid, kuidas need liiguvad, mõistan seda ja mõistan seda mõistusega ja ka tundega. Ja seesama oskus on läinud edasi muudesse aspektidesse elus. Näiteks kui räägime mineraalidest, kui mulle anda kätte mingeid kristalle, siis ma võin määrata, mis mineraale nende sees on. Lihtsalt sellise sisetunde järgi. Et see on selline nii-öelda, ma arvan, vajalik oskus, et on nagu materiaalne, reaalne maailm ja siis selline nähtamatu maailm, sest kõik ikkagist on energia, et lähme varsti süübime sinna sisse. Ja ma tahaks selle turundamise ja marketingu kohta küsida, et need oskused, mis sa oled seal saanud, need ju aitavad praegu sul teha seda tööd, mida sa teed. Võib-olla inimesed peavad mind hullumeelseks, aga sisuliselt üldse ei kasuta neid teadmisi. Ja põhjus on selles, et ma seda turundust tehes mul jõudis kohale, mismoodi me programmeerime inimeste alateadvust turunduse kaudu, turunduse ja müügi kaudu. Ja see süsteem või see, kuidas see asi töötab, ei lähe minu sisemise nii-öelda kompassiga üldse ka kokku ja sellepärast ma ei kasuta seda, sest turunduses muidu tavaliselt turundatakse sellisel viisil, mis oleks kasumlik firmale, mitte kasulik inimestele. Ja võt see on üks vastuolu, mille pärast mina tulin ära 2009, mulle jõudis kohale, et ma tahan teha ühe sellise kooli, kus ma ise tahaksin õppida. Ja sündis sisemise tarkuse kool. Ja see on kestnud siiamaani juba üle 15 aasta, kus ma õpetan inimestele kõike seda, kuidas mina olen maailmast aru saanud, sest mul oli 2008 selline valgustumise kogemus, kus ma enne ütlesin, et ma näen energiaid ja näen aurasid ja kõike muud sellist tajun, siis mul oli üks valgustumise kogemus, kus ma hakkasin nägema energiaid, ma hakkasin nägema aurasid. Ja mul tekkis täielik arusaamine, mul anti sel hetkel kuidagi täielik arusaamine selle kohta, kuidas see maailm on üles ehitatud energeetiliselt ja füüsiliselt ja kuidas meie inimestena seal selles maailmas oleme, eksisteerime ja kuidas see nii-öelda igasugune kuidas see reaalsuse loomine nagu käib meie maailmas energia vaatepunktist. Ja seda on võimalik seletada nii füüsilise maailma asjadega kui ka energeetiliste
asjadega. See 2009 ju ja 2008 oli ju ka selline reset paljudel inimestel, majanduskriis ja, ja ma ei tea, kas see oli nüüd selle oma kooli asutamine oli seotud selle majanduskriisiga või oli see lihtsalt kokkulangevus, et sa lugesid välja, mis ühisväljas toimub, et hästi paljudel inimestel toimus see reset. Nad hakkasid tegema teisi asju, mis nad varem olid teadnud, et oli tõde nende jaoks. No minul hakkas see kerima juba tegelikult varem. Ma olin tükk aega selles mõttes nagu seesmiselt rahulolematu, ma otsisin, küsisin endalt, mis mu elu ülesanne on, miks ma olen siia tulnud. Ja see, kõik see lõpuks viis selleni, tõenäoliselt loomulikult, kuna me oleme ühisväljas, siis see kõik on energeetiliselt seotud, aga sel hetkel ma ei mõelnud sellele veel. Vaid ma lihtsalt toimisin nii, nagu sisetunne ütles, kusjuures ma veel venitasin umbes 2 aastat, enne kui ma julgesin teha, sest minu kõige suurem häda oli see, mis väga paljudel inimestel täna ka on ja mis on olnud läbi aastate, on see, et hirm. Hirm takistas. Hirm, kõige suurem hirm, mis praegu inimestel on hirm majandusliku toimetuleku ees. Ja minul oli ka. Sest minu nagu mõistus ütles, et kuna mul polnud õrna aimugi, kuidas teha mingit vaimset kooli, mis ma peaksin üldse tegema selleks ja kõik muud küsimused. Mul nagu mõistus ütles, et pole mõistlik praegu töö juurest ära tulla ja teha midagi täiesti teistsugust, aga mu sisetunne läks lõpuks nii suureks ja vajadus, et mul see teadmine, et ma pean selle asja, nagu selle sammu astuma, läks lihtsalt suuremaks kui see hirm. Ma ei ütle, et hirm läks ära, et ma tõesti ootasin, et hirm läheks ära, aga kõigile teistele, ma ütlen täpselt samamoodi, et hirm ei pruugi kunagi ära minna, vaid see lihtsalt sinu sisemine vajadus läheb suuremaks kui see hirm, see on minu isiklik kogemus. Kas see hirm siis jäi alles, kui sa alustasid selle ja hakkasid tegema või transformeerus ta mingisuguseks teiseks energiaks? Ta täielikult transformeerus ja ta transformeerus puhtaks loomise energiaks, sest sellel hetkel, kui ma tegin otsuse, et ma tulen oma palgatöölt ära, mis oli muide hästi tasustatud ja kõik tingimused olid olemas, absoluutselt, siis kui ma tegin selle otsuse, et nüüd ma teen selle, ma pole kunagi oma füüsilises elus olnud enne seda tundnud ennast nii kergelt, kui ma tundsin siis. Ja kõik hakkas voolama, kõik inimesed, informatsioon jooksis mulle kandikul ette sisuliselt. Ja siis ma sain aru, see on see seisund, kus me peaksime inimestena olema ja kas sellises seisundist töötama. Et meil ei ole, kadus ära igasugune hirm. Ja sellepärast ma tihtipeale oma koolitustel ja kursustel ja loengutel tihtipeale annan inimestele sellise koduse ülesande, mis on võib-olla kõige tähtsam asi, mis üks inimene võiks oma elus korra vähemalt ette võtta, on see, et kirjutada paberile ja vastata sellisele küsimusele, millist elu sa elaksid, kellega, kuidas, kus ja nii edasi, kui sul ei oleks elus mitte ühtegi hirmu. Mitte ühtegi. Ei rahaprobleemi, ei terviseprobleemi, ei suhete probleeme, ei ühtegi asja, kus ma võiksin elada. Vaid sina puhta lehena siin maailmas, millist elu sa tahaksid elada, kui sul ei oleks mitte ühtegi probleemi, mitte ühtegi hirmu. See on nagu selguse loomine. Ma olen hästi palju mõelnud elus selle üle, et mida ma tahan, kes ma olen, seda vastanud aastate jooksul ja leidnud igas eluetapis erinevaid vastuseid, aga üks suurimaid takistusi on elus olnud just see, et mul pole selgust. Et ma tahan seda ja tahan seda, aga mis selle kõige taga on? Et mis see suur selline pilt või eesmärk on, mida ma soovin. Ja siis ma arendasin seda mõtet, kuni jõudsin tagasi sellise oma esmase impulsini, mis toimus peale keskkooli lõppu. Ma läksin Euroopa reisile, et minna ökokogukondade kokkusaamisele. Et see oli minu instinkt, et see elu, mida ma näen siin maailmas ja kuhu haridussüsteem suunas, et see pole õige, et see ei ole see, mis inimloomust avab.
ja siis ma läksin sinna ja sealt hakkas pikk reis. Hakkasin ennast otsima ja tuli palju nii-öelda peksa saamisi ja nüüd ma olen jõudnud täna sinnamaani, kus ma olen näinud hästi erinevaid kogukondasid, mis toimivad nii suhete poolest, majanduslikult ja ka eluviisiliselt. Et on problemaatilisi kogukondasid, kus on inimestel kriisid alatasa või omandivõitlused, aga on ka neid, kus asi toimib ja neid süsteeme on väga lihtne panna Eestisse tööle ja ka teistes riikides. Ja siis ma paningi selle eesmärgi, et ma tahan 10 aasta jooksul, et olla loomas kogukondasid ja Eestis ja veel mitu tükki. Et see on ka teine asi, mis selgust ma otsisin. Et muidu ma mõtlesin, et ma tahan elada kogukonnas ökokülas, et kindlasti, aga see ei ole minu peamine eesmärk seal elada, vaid minu eesmärk on aidata inimestele luua ruume ja ma ise enamustest pean eralduma, sest need pole minu ruumid, vaid need on need, mis ma olen andnud need nii-öelda mänguväljakud, et minge teie mängige. Jaa, siin on tegelikult paljudel inimestel, ma näen, on see, et selles eneseotsingus, nii nagu sina ütlesid, et sa tahtsid selgust saada. See on mõnes mõttes seotud nagu kontrollivajadusega natukene, aga teisest küljest minu soovitus on, et kui sul ei ole selgust, siis see on okei. Ja et vaata täpselt, kus sa hetkel oled, et keskendu sellele, kes sa hetkel oled ja mis informatsioon sulle sel hetkel tuleb, nii energeetiliselt kui ka füüsiliselt ja toimi vastavalt, et sa ei pea kõike teadma, sest me inimestena siin maailmas eksisteerides me ei näe mitte kunagi suurt pilti, me näeme suuremat võib-olla ja kui meie mõistus või see teadvus avardub, me hakkame nägema asjadest läbi, meil tekib nagu võime infot vastu võtta rohkem, aga me oleme sellises reaalsuses, kus me täit tõde ei näe kunagi. Ja see ongi võib-olla see võlu siin maailmas, et meid on pandud siia reaalsusesse nii-öelda mängima seda inimeseks olemise mängu ja oleks ääretult igav, kui me teaksime kõik, mis meid ees ootab või mille pärast me oleme siia tulnud, et selle ülesleidmine jupphaaval ja endast teadlikuks saamine ja ükskõik, mis kogemus sa ütlesid, et sa said nagu palju peksa või said nagu õppetunde, mina ei ütleks selle peale peksa saamine või õppetunnid, et mida see õppetund, igasugune negatiivne asi, mida see õpetas sulle sinu enda kohta. See on see, et mida ta õpetas, sest tavaliselt kiputakse, et mis see õpetab see, et inimesi ei saa usaldada ja nii edasi. See on väline, mida see õpetas sinu kohta. Mis on sinus sellist, mis tõmbas sellise asja ligi, sellise kogemuse ja mida sul on sellest õppida, kuidas sa saad selle nii-öelda ületada, kuidas sa saad sellest hoolimata nendest raskustest, sa astud sammu edasi ülespoole ja ülespoole ja ülespoole ja see on tegelikult elu eesmärk, see teekond, mitte see sihtpunkt. See sihtpunkt on meil kõigil üks. Me jõuame korra nagu lõpuks allikasse ja saame teha nii-öelda restardi, kui me tahame. Aga see kõige nagu, et vaadata ja kogu seda asja, nii nagu see tänase podcasti pealkiri on, et kõik on energia, et kui me kõik õpiksime vaatama elu, kõiki aspekte läbi selle prisma või selle teadmise, et kõik on energia, siis muutub maailm minu meelest väga mõistetavaks. Miks ma tõmban selliseid asju ligi? Sellepärast, et minus on mingisugune energia, mis vastab, mille sagedus on selline, mis vastab sellele olukorrale siin ja ma tõmban seda ligi. Ja nende asjade, enda sees olevate asjade transformeerimine on minu meelest üks põnevamaid asju ja igal inimesel peaks ees seisma või ütleme, see elu üks ülesanne olema, enda sees olevad kõik lapsepõlve, traumad, kõikide mineviku kogemuste nii-öelda negatiivsed tagajärjed, kõikide nende asjade nagu transformeerimine. Sellega mul tuleb meelde, eile kõndisin seal Tallinna vanalinnas Raekoja platsil ja mul tuli meelde, et kunagi oli seal üks töötuba, keegi joogi kuskilt Ameerikast, kes oli Indias olnud paljukümneid aastaid, käis tegemas hääle avamise, tsakrate laulmise töötuba ja see oli hästi krõbeda hinnaga tol ajal. Ja ma vaatasin, et ma pean sinna minema, sest see on keegi selline autoriteet ja kõik see, mis tema kohta oli öeldud, et ta on selline
läksin sinna, me laulsime U, A ja ta ütles ainult neid laulmisi ette ja laulsime kõik nagu peab ja 2 tundi sai läbi, läksin koju ja tundsin ennast väga tühjana, et okei, väga tore, sain koos laulda. Et tol ajal sai ka Tom Valsbergiga käia iga neljapäev koos laulmas. Et see andis mulle, täitis mind palju rohkem ja maksis 5 eurot. Et see oli suur vahe. Aga sellega ma just paningi tähele, et vahest on selline nii-öelda, luuakse väline lubadus, illusioon, mis vaatad, ahaa, see on kindlasti tähtis. Aga siis on see teine asi, et see sisetunne, et mis leiab ära, et see on päriselt tähtis. Just. Ja see on üks asi ka veel, see nii-öelda kurundus või et keegi tuleb ja räägib sulle ja õpetab. Et tänapäeval või praeguseks ajaks peaks see hakkama nagu muutuma, sest näiteks 2009, kui ma selle sisemise tarkuse kooli lõin, siis minu eesmärk oli tõestada inimestele ja õpetada seda, et nad on ise võimelised kõigeks. Kõik need asjad ma õpetasin või õpetan siiamaani läbi internetikursuste, kõiki erinevaid tehnikaid, kuidas inimene saab mõista iseennast, tervendada iseennast ja läbi selle mõista maailma ja nii-öelda hoida ennast ise tasakaalus. Selleks ei ole vaja mitte kedagi, ei ühtegi nõida, ei ühtegi šamaani selleks, et neid asju teha, vaid inimesed suudavad ise teha. Ja selleni jõudmine eeldab väga palju tööd iseendaga ja oma väärtusetuse tundega. See on üks põhiline takistus, miks inimesed ei usu, et nemad on võimeline kõigeks selleks. Esiteks meile muidugi ei õpetata seda koolis ja vanemad meil ka ei tea seda lastele õpetada. Aga teine on see, et meid on niimoodi alla trambitud, et sisuliselt igas inimeses on nii-öelda algselt või lapsena saadud väärtusetuse tunne, mis vajab nagu seda tähelepanu. Ja sealt on see, et okei, need asjad võivad olla olemas, aga et tema võib-olla suudab, aga mina küll ei suuda. Ehk siis inimesel ei ole usaldust ja usku iseendasse. Aga kas see on seotud siis sellise üldise mentaliteedi ja koolisüsteemiga, et sina istu ära spikerda, sina oled üldse rumal ja et see on nagu üks asi ja siis veel vanemad ka ei oska lapsele öelda, et sa oled kõige parim ja sa tead kõike ja... Just. Mul oli just, mitte ei olnud, vaid ma tegin üks paar nädalat tagasi ühe Valguse kanalile ühe video, pealkiri vist oli ühe õpetaja kogemus, kus ma rääkisin sellest, kuidas üks õpetaja nägi seda, kuidas ühel lapse ema oli kirjutanud iga värvilise pliiatsi peale erineva sellise positiivse afirmatsiooni või sa oled ilus, sa oled tark, sa oled suurepärane, sellised asju, et me ei oska seda oma lastele anda, sest meie vanemad ei ole kunagi saanud seda oma vanematelt ja nemad pole saanud oma vanematelt. Ja meie ühiskond ei soosi seda, et see eeldab seda, et meie maailm peab kardinaalselt muutuma ja õnneks see on praegu muutumas. Me küll ei pruugi seda väliselt veel igal pool näha, aga see on lihtsalt teadmiseks. Ma panin väga huvitatud fenomeni tähele, et tegin ühe töötoa. Ma teen neid sellise nädalase etteteatamisega, et inimestel on vähe aega reageerida ja aru saada. Ja selle nimi oli Ära ole vaene. Et kuidas luua seda, mida soovid. Umbes niimoodi. Ja nädala ajaga mitusada inimest pani ennast sinna kirja, kes tahtsid saada sellest osa, sest see puudutas just seda väärtusetuse tunnet, puudusteadvust. Ja seal tõin olulise asjana välja mõtete juhtimine, et mida me mõtleme, et seda me loome. Et aga seal on üks konks ju, et kui sul on mõte, siis see mõte on vaja ühildada selle tundega. Et kuidas seda teha? See tunne ja seal selle loomises minu meelest on üks aspekt veel. Kui sa teed seda loomist sellise nii-öelda hirmu baasil, sa teed seda sellepärast, et sul on hirm, et äkki muidu ei tule, et mulle ei ole, siis see ei ole õige tunne. Vaid õige tunne tekib sealt tagant, kui sul on
nii palju, ja jõua ikka selle väärtusetuse tundeni, kui sul on nii palju nagu seda kohta, kui sa tead, kes sa oled, oma vägevust sa tead, sul ei teki kahtlust, et see asi töötab. Aga kui sul seda ei ole ja kui sa teed neid loomise asju, sa üritad nagu teha kõik õieti, ehk siis sa mõtled õieti, paned sinna tunde taha, aga tegelikult seda usaldust seal ei ole, siis see asi ka ei tööta. Nii et seda ei saa produtseerida, seda tunnet sinna taha, seda õiget tunnet, ja mingil määral saab aju petta, aga kui sinna peab tulema taha see õhin ja see kirg, ehk siis see tõeline tunne. Kui seda ei ole, siis see tulemus ei ole nii hea. See on minu kogemus. Ehk siis seda tuleb vabastada kehast. Jah. Ma mäletan, üks tuttav rääkis nii hästi, et kui ta läheb reisile, siis tal elu nii hästi toimib, kõik on nii õige, et talle makstakse, kui ta käib reisidel ja saab omale ilusaid 5 tärni majutusi aga kui ta tuleb Eestisse, siis tal nagu kõik kuivas kokku ja midagi ei saanud teha. Et reisile olles tal oli see mingi teatud nii-öelda vabadus on selle pealkiri. Vabaduse tunne on see, mis tavaliselt reisidel inimestel on, ehk siis ta tähelepanu on nii-öelda heaolutundel, mida ta tunneb reisides, ja see vabaduse tunne tavaliselt inimestel. Inimesed ei taju seda või pole võib-olla teadvustanud, aga reisides inimesed tunnevad ennast vabalt, nii nagu peaks üks inimene tundma ennast. Sest näiteks paralleeli tõmmata see 2008, kui mul oli see valgustumise kogemus, ma sain, eks ju, informatsiooni selle kohta, kuidas see maailm on üles ehitatud. Ja sel hetkel mul polnud kunagi varem olnud lisaks sellele hilisemale tundele, mis tekkis pärast seda otsuse tegemist luua see kool, aga mul ei olnud, mul läks nii kergeks selles mõttes, et mul oli kõik teada. Mul ei olnud mitte ühtegi küsimust, mitte ühtegi probleemi, kaugeltki mitte. Ehk siis kõik oli täpselt nii, nagu peab. Ma tajusin, et mis iganes olukorras me oleme, inimestena üldse, ei puudutanud üldse seda minu olukorda, vaid iga olukord, mis meil parasjagu käimas on täiuslik ja peab nii olema. Seepärast, et me oleme selle ise loonud ja ta näitab meile kätte lihtsalt, millises seisus me mingis selles teekonnas oleme ja et me oleme võimelised läbi oma nii-öelda valikute, valik on ka üks meie nagu hästi oluline aspekt siin maailmas, vaba valiku, mida me loome endale ja mida me saame niimoodi kogeda. Ja mõista ka seda, et igal meie valikul on mõnes mõttes tagajärg. Ma ei mõtle siin mingisugust karmalist jama, see niikuinii ka, aga pigem see, et kui ma valin nii, siis on tulemus see. Kui ma valin teisiti, siis tulemus on see. Aga kuna me igas olukorras ise valime, absoluutselt, isegi kui välised asjad tunduvad meie vastu töötavad, siis me hoolimata sellest me ikkagi valime, kuidas suhtuda, kuidas näha seda asja. Meil on võimalik vaadata seda maailma ja oma mingisugust olukorda, näiteks kas või rahalised raskused, vaadata sellisest 3. dimensiooni vaatenurgast, kus ongi nagu kõik on nii raske ja süüdistada väliseid olukordi ja nii edasi. Aga kui vaadata kõrgemast vaatenurgast, õppida vaatama nagu a la 5. dimensiooni vaatenurgast, kus sa näed, et kõik on armastus või tegelikult kõik ongi armastus, aga sa võib-olla õpid aru saama sellest ja siis sa vaatad läbi selle armastuse silmade enda olukorda. Siis sa näed ja tunned hoopis teisiti seda. Ja see on võib-olla üks asi, mida inimesed lisaks väga paljudele muudele asjadele peaksid õppima. Et kuidas armastus seda näeb? Ükskõik mis olukord, kuidas armastus näeb? Keegi tegi mulle midagi negatiivset. Seda saab vaadata ohvri rollist. Vaata, ta oli nii paha ja mis ta mulle tegi, aga saab ka vaadata armastuse vaatenurgast. Kus armastus tegelikult näeb kõike, armastus näeb suuremat pilti. Armastus mõistab, miks teine inimene tegi nii,
sellepärast, et temal võib-olla lapsepõlves oli mingi olukord, mis pani teda nii tundma ja ala näiteks, et kellegi maha tegemine või kellegi taga kirumine. Seda teevad inimesed, kellel on väga sügav väärtusetsuse tunne, kiusab teisi näiteks koolis või kuskil mujal, kiusajad. Tegelikult inimesed, kes vajavad kõige rohkem armastust ja tähelepanu, siis nad teevad seda sellepärast, et tunda ennast natukenegi paremini, kui ta tegelikult ennast oma sees tunneb. Ja sellepärast ta üritab olla olukorras, kus ta saab üle olla teistest. Ta saab natukenegi tunda ennast tähtsana ja väärtuslikuna. Et seal on, need asjad on seal taga, iga asja nagu nägemine sellest energia vaatenurgast ja kuna energia on puhas armastus, siis selle armastuse vaatenurgast võib-olla on lihtsam vaadata. Ja üldse nagu eemalt panna ennast, ma ei tea, Marsile või kuskile hästi kaugele ja vaadata oma olukorda näiteks sealt. Ja siis sa näed, et tegelikult võib-olla meie asjad siin 3. dimensioonis, oma igapäevased sellised asjad võib-olla on suht tühised, et nendest tekitada probleemi. Sest elamine on mõeldud nautimiseks, kogemiseks ja enda nii-öelda teadvuse laiendamiseks. Ma panen tähele, et on hästi palju polaarset informatsiooni tänapäeval. Et ma olen selline jälgija, ma uudiseid ja selliseid asju ei loe, et kuulan Kaia-Liisa valguskanalit ja saan oma informatsiooni kätte. Aga tegelikult see on veel mõnest kohast, aga siis ma näen just Eesti ühiskonnas sellist polariseerimist, et on osad inimesed, kes tajuvad, et ongi väga raske siin elada praegu, et napib kõigest. Ja siis ma näen inimesi, kes nagu, kellel on väga hästi ja kes elavad oma elu ja tegelikult see reaalsus on täitsa teine neile, et neil on nagu jõukust ja väga lihtne elada. Et mul on pigem tunne, et on loodud selline või fabritseeritud näiline kriis inimestesse ja need, kes sellega kaasa lähevad, nemad satuvadki kriisi ja tunnevad puudust ja ennast väga halvasti. Jaa, sul on täiesti õigus, aga see on seotud väga otseselt energiaga ehk siis sagedusega. Millises sageduses inimene on, kui ta on madalamas sageduses, siis ta kogebki raskusi ja kõike seda, mis väljaspoolt tuleb, ta esiteks tõenäoliselt kuulab uudiseid ja sealt tulevad negatiivsust ja hirme ja kõiki asju, mis sealt produtseeritakse teadlikult ju inimestesse. Aga siis on inimesed, kes mingil hetkel on nii-öelda silmad lahti läinud, kes ei võta vastu seda informatsiooni, mis programmi poolt, nii-öelda ühiskonna programmi poolt antakse, vaid näevad, on läinud läbi võib-olla juba väga pikalt. Mina olen seda teinud üle 20 aasta, 22, 23 saab, kus ma olen asju hakanud läbi nägema ja see tähendab seda, et nendel inimestel on teistsugune sagedus ja see on nagu raadio, kui seletada inimestele, mis tähendab sagedus, mis mõttes nagu, et minul on teine sagedus ja mina kogen teist reaalsust, aga nii ongi. See on nagu raadiosaade, kui sa raadio keerad, ma ei tea, sagedusele näiteks 100 megahertsi, siis või mis iganes seal on või kuula raadiot juba väga ammu, ma mäletan neid sagedusigi, siis sealt tuleb üks programm. Sa kuuled teatud asju, muusikat, teatud asju ja kui sa keerad raadio teisele sagedusele, siis sa seda eelmist infot enam ei kuule, vaid sa kuuled juba teist saadet, teine kanal on nii-öelda. Ja sa oledki, sealt tulebki teistsugust infot. Ja ongi nüüd sellepärast ma olen selle sisemise tarkuse kooli teinud ainsa põhjusega ja ka Valguse kanal on loodud. Valguse kanal oli algne nimetus tal, mis loodi siis 8. septembril 2020, aga järgmise aasta 1. aprilliks pandi see kanal kinni YouTube'i poolt, kuna sealt tuli ilmselt liiga palju head asja või ühesõnaga sellist, mis ei olnud ühiskonnale kasulik. Pandi see kinni ja siis ma tegin Valguse kanal järg, on nüüd see, kus põhilised asjad toimuvad sellise nimetusega. Ja ma tegin seda sellepärast, et tõsta inimeste sagedust ja aidata neil seda hoida iga asjaga, mis ma teen seal, mis lugusid ma seal räägin või mis teemad mul seal ees on, siis nende kõigi eesmärk on ja kõik mu need internetikursused, mis ma teen, internetiseminarid, on täpselt sama eesmärgiga. Hoida inimeste, tõsta inimeste sagedust sealt madalast
sellest 3. dimensiooni sagedusest välja kõrgemale, selleks, et inimesed kogeks teistsugust nii-öelda reaalsust, sest me räägime täna, mina nimetan neid või neid nimetatakse ajaliinideks. On see, et kui sa oled madala sagedusel, siis sa liigud mööda mingit reaalsust, mida kollektiivne teadvus loob. Aga kui sa tõstad oma sagedust, siis sa tõused sealt ajaliinist mööda välja ja koged täiesti teistsugust reaalsust ja seda kogetakse ka nagu kollektiivselt. Et ongi osad inimesed, kes ma ei tea, kas see on seotud nagu selle, see on seotud, mitte ma ei tea, vaid see on kindlasti seotud sageduse tõstmisega, oma nii-öelda sisemise tööga, ja see on seotud ka sellega, et inimesed hakkavad, nagu ma enne ütlesin, hakkavad läbi nägema kogu seda maailma jama, kogu seda programmi ja tänaseks minul on tunne, et on 3 sorti inimesi. Osad, õigemini 4 sorti inimesi. Osad, kes ei saa midagi aru, et midagi valesti on veel. Kes elavadki oma selles 3. dimensiooni sellises mullis, ajavad oma asju, vaatavad telekat, usuvad kõike, mis sealt tuleb, usuvad teadust, usuvad kõik valitsust ja nii edasi. Ja siis on grupp inimesi, kes on sellest nagu hakanud välja kasvama, kes hakkavad nägema või mõistavad, et midagi on maailmas valesti. See ei saa nii olla, et hakkavad nägema, et seal on midagi täiesti valesti. Siis on, ma ise nimetan neid nagu ärganuteks, et nii-öelda poliitiliselt ärganuteks. Ja siis on olemas grupp inimesi, kes on vaimselt ärganud, kes tegelevad vaimsete praktikatega, kes on nii-öelda, tegelevad jooga ja kõikide muude selliste asjadega, oskavad enesetervendust, on palju õppinud, on enesega tööd teinud ja nii edasi. Ja siis on 4. grupp inimesi, kes on nii poliitiliselt ärganud kui ka vaimselt ärganud, kes mõistavad nii seda poliitilist mängu läbi, aga kes on ka vaimselt teatud tasandil. Ja see eesmärk peaks olema selles nii-öelda jõuda sinna 4. ehk siis sa saad aru ka, et nagu sellest energeetilisest vaatenurgast seda maailma õppida vaatama. Et minu meelest praegu on kuidagi niimoodi 4 selliseks grupiks jagunenud minu jaoks. Need ajajooned on väga põnevad. Et aborigeenidel oli selline lugu, et neil olid laululiinid või unenäoliinid, et erinimad. Ja kui sa olid oma liiniga nii-öelda kooskülas, siis sa läksid rändasid oma nägemuste, aistingute järgi ja kohtasid teatud hetkel neid oma hõimlasi, kes ka sedasama energiat, sama liini kandsid endas. Ja niimoodi nad lõid omavahel kogukondasid, hõimusid ja nii edasi. Ja kui me siin vaatame siin valge inimese maailmas seda ajajoonte loomist, siis ma märkan ka, et mõnikord mõni inimene nagu kaokski ära, et ta lähebki täitsa teist reaalsust elama kui ma ise. Ja siis need kõiksugused tulevikuprognoosid, need muutuvad, et kas tuleb sellel aastal mingi sõda või tuleb hoopis maailmarahu. Ja üks ajaliin, milles ma natuke pettusin, et ma ei jõudnud sinna, oli 8 aastat tagasi minu kongiõpetaja Don Conroe ütles, et 2025 mängivad presidendid omavahel kongi. Me võime seda veel näha kusjuures, sest nende ajaliinidega on tõepoolest põnev, et minul on samamoodi, osade inimestega nad on kadunud minu reaalsusest. Ma ei puutu nendega enam üldse kokku, ma pole neid näinud, ma ei tea nendest mitte midagi, mitte kuskilt informatsiooni ei tule, justkui neid poleks olemas. Täiesti. Aga nende ajaliinidega on üks huvitav asi, et neid ajaliine on väga palju, tuhandeid, võib-olla miljonid, miljardeid võib-olla. Aga ühel hetkel avastati, et nii-öelda need positiivse poole inimesed, kui nii võib öelda, kes tahavad tegelikult inimkonda vabastada, kes tahavad rahu, nemad avastasid, et ühel hetkel toimub 2016. aastal midagi, mis ükskõik mida, mis
ükskõik kes kuskil teeb ja mingisse ajaliini midagi sisestab oma tegevusega, siis tulevik inimkonna jaoks on ikka üks. Ja see huvitav sündmus oli see, et Trump valiti esimest korda presidendiks. Ja pärast seda tekkis vaid ükskõik millised ajaliinid olid olemas, nad ühel hetkel ühinesid. Ja praegu me oleme tegelikult selles ühes ajaliinis alates 20. jaanuarist 2025, kui Trump sai teist korda presidendiks. Sellepärast, et ehk siis see on see ajaliin, kus inimkond saavutab 1000-aastase mitte sõja, vaid 1000-aastase rahu. Ja see olukord hakkab nüüd alles looma ennast. Siin võib nagu see, kui minna nüüd selle info peale edasi. Et 2016 sai Trump esimest korda presidendiks ja tema valitsuse ajal ju ei toimunud mitte ühtegi sõda, ei alustatud mitte ühtegi sõda, tema lõpetas sõjad. Ja pidi olema, me oleme praegu 4 aastat ajast edasi läinud, mis pidi olema 2020, kui ta tegelikult valiti teist korda presidendiks, aga see valimisvõitlus nagu teda võltsiti see tulemus, mis siis oli ja meile nähtavalt. Nii et praegu me oleme sisuliselt seal, kus me oleks pidanud olema 2021 alguses. Ja minu sisetunne, et see pole midagi isiklikku, aga minu sisetunne nagu kui oli nüüd 200 suurt kandidaati, et ühe nimi oli Kamala ja soome keeles Kamala, just, jube, hirmus jube, ja seal oli selline Hillary Clintonilik joon, et automaadiga naine, kes läheb tulistab lapsi surnuks. Ja, just. Et selline nagu nägemus tuli mulle lausa. Ja siis ma saan aru, et maailmakord, ta liigub aeglaselt, et ta liigub sellisest nagu inimkonna annihileerimisest, inimkonna hävitamisest hoopis inimkonna majanduslikuks kasutamiseks. Et Trump on selline ärimees, kellel on just see majanduslik edu või tema selline nii-öelda dogma võib-olla. Aga ta rajab sellist teekonda järjest leebemaks juhtimiseks. Just. No üleüldse, kui inimesed võib-olla see teema, ma ei tea, kas ärritab või kui inimesed ei saa aru, millest me siin tegelikult praegu omavahel hetkel räägime, siis ma tegin kunagi, kui ma alustasin internetiseminaride tegemisega 2021 alguses, siis 2021 alguses, siis 3 seminari, mille kõigi pealkiri on inimkonna minevikust, olevikust ja tulevikust. Esimene, teine ja 3. osa. Ma soovitan need inimestele ära vaadata, siis te saate aru, kus me maailmas oleme, miks me oleme siin nagu me oleme. Teine seminar, mida ma soovitan ära vaadata, on kosmiline sõda, kus räägitakse nüüd nii-öelda hoopis teiselt tasandilt seda, mis mängu siin meil mängitakse. Ja 3. võib-olla on selline huvitav seminar nagu ajaliinid, Trump ja Tesla. Ja üks veel, varjatud tehnoloogiad, projekt Suurendusklaas. See on üks nii-öelda asi, miks me oleme sellel ühel ajaliinil või et me teame, et me oleme sellel ühel ainsal ajaliinil. Et see on seotud nagu selliste müstilisemate asjadega, võib-olla osade inimeste jaoks, minu jaoks on see ammu täielik normaalsus, on seotud ajarändudega ja tehnoloogiaga, millega on võimalik vaadata minevikku ja on võimalik vaadata tulevikku, et kui sa sisestad mingisuguse sündmuse olevikus, siis sa saad vaadata selle nii-öelda tulemust tulevikus, et milleni see välja viib ja seda tehnoloogiat on kasutanud valitsused väga pikka aega juba. See on päris põnev, et ma tahaks seda testida. Just. Ja mingi huvitav asi on toimumas ju ka finantsmaailmaga, et need Ameerika presidendivalimised on ettekuulutamiseks loodud. Näiteks kui Kennedy valiti presidendiks, siis tema valimine toimus läbi televisiooni, et hakkas televisioonis esinema.
et ei olnudki enam see, et keegi peab kõne kuskil Mhm. ja Trumpi nüüd selline, või toome näite veel Obama, kes valiti presidendiks, tema hakkas kasutama Facebooki ja sotsiaalmeediat, et näitas, et nüüd tuleb selline sotsiaalmeedia aeg. Ja nüüd Trump tegi siin selliseid huvitavaid asju, et ta osales podcastides, et teda oli vist 70 või kuni 100 tundi, ma täpselt numbrit ei tea, oli ta erinevates podcasti saadetes ja rääkis iseendast. Ja teine asi, et ta lasi välja oma krüptoraha, või see ei ole ametlik krüptoraha, vaid see on nii-öelda, kuidas öelda, pildiga krüpto, et tal ei ole oma süsteemi taga. Ehk siis see on ka mingisugune finantsiline ettekuulutus, et meil nüüd see raha päriselt nagu nihkub siit nagu sularahast kuskile mujale. Mina näen seda niimoodi, et see mitte sularahast kuskile mujal, niikuinii me liigume sinna ilma rahata ühiskonda, mis on nii-öelda, ma ei mõtle siin sellist negatiivset kontrollile suunatud ühiskonda, vaid ma mõtlen just seda, kuhu me tegelikult praegu liigume, mida enamik inimesi võib-olla ei taju, sest meie füüsilises maailmas see veel ei avaldu, on see, et me liigume vabasse ühiskonda, mitte tsentraliseeritud uue maailmakorra ühiskonda, vaid just sinna, kus inimesed on vabad, kus meil on nii-öelda finantsiline vabadus, aga mingil hetkel liigutakse suure tõenäosusega nii-öelda raha vabasse maailma, kus raha pole enam vajalik, aga sa saad olla täiesti vaba, ma ei mõtle siin seda negatiivset poolt üldse, ma ei räägi üldse sellest, ma ei räägi kunagi sellest. Et kõik need asjad, millest ma räägin nii Valguse kanalil kui oma internetiseminarides on puhtalt sellise positiivse poole peal, et enamik inimesi ei näe seda, sest nad ei tea, mis taustal toimub. Ja. Sellega huvitav selline informatsioon jõudis minuni, et nüüd hakkab ka avalikustuma hästi palju varjatud asju, need paljud kontaktid maavälistega, et eelmine aasta juba tuli põhivoolumeediasse kosmoselaevasid, aga osad kahtlevad, et need võivad olla ka nii-öelda orkestreeritud võltskohtumised maavälistega, et valitsuste, ja siis hakkavad välja tulema ka nii-öelda salastatud failid, et näiteks kes tegelikult Kennedy tappis ja sellised asjad. Just. No see selline suur avalikustamise aasta peakski see aasta olema, see on juba, Kennedy failid on juba välja tulnud. Tulevad välja selle Robert Kennedy mõrva asjaolud, tulevad välja Martin Luther King Juniori mõrva asjad ja nii edasi, et väga palju asju, kus tegelikult inimesed näevad, et oma enda valitsus on olnud see, kes seda mõrva on korraldanud ja nii edasi, kuna inimesed, näiteks Kennedy oli esimene president, kes pidi tooma sellise nii-öelda finantsvabaduse inimestele läbi sellise asja nagu Gesara. Nesara on national ehk siis iga riigi sees, aga Gesara on global ehk siis globaalne majanduse reformatsiooni akt. Et ja ta võeti maha. Järgmine kord pidi see tulema 2001. aastal, aga päev enne seda toimus kaksiktornide rünnak, mis oli ka fabrotseeritud ja ka see info tuleb välja. Ja kui ma 2020 lõpus minu käest küsiti, et mis 2021 toob, siis ma ütlesin, see on suur avalikustamise aasta, sest see oli see aasta, kui pidi tulema Trump uuesti võimule ja pidid hakkama kõik need avalikustamised pihta, aga kuna toimus valimisvõltsing, siis kõik see asi lükkus 4 aastat edasi ja Trump sai taustal valmistada ette teekonna selleks, et kui tema saab uuesti, valitakse presidendiks, nii nagu ta nüüd valiti, siis ta hakkab väga kiiresti ellu viima kõike seda, mida ta oleks pidanud tegema 4 aastat tagasi. Ja see on põhjus, miks ta on esimese 5 päeva jooksul allkirjastanud üle 100 täitvasaatva orderi, kõik selleks, et muuta Ameerika taas selliseks, kus nagu täisõitsengusse. Ja kuna, miks me räägime Ameerikast, on see, et Ameerikas toimub, on šablooniks kõikidele maailma riikidele. Me liigume sinna, see võtab aega ja me võib-olla need, kes teavad ammu neid asju, milles ma olen ammu Valguse kanalil rääkinud, siis see tuleb nüüd tasapisi ka meie reaalsuses. Järjest.
aga me peame ise enda eest seisma. ise enda eest seisma, ehk siis ise nõudma oma õiguseid ja Just. et aga kuidas seda selline tavaline inimene saab teha? Kus ta saaks nagu alustada? Vot eesti keeles sellist informatsiooni on muidugi raske leida, et teada oma õigusi, vaadata, võta põhiseadus ette ja loe, mis on inimese õigus. Ja kui miski eristub sellest, siis see ei ole õige. Seda ei pea järgima, minu arusaamise järgi. Ja seal internetis on ju, kogu info on olemas internetis. Võta ja vaata ja loe ja kuula, aga enamik inimesi millegipärast ei tee seda. Ja sellepärast on minu need seminarid ka selleks, et ma ise kogun seda informatsiooni, mul läheb ühe seminari tegemiseks umbes 2 nädalat, 6 kuni 8 tundi päevas enam-vähem. Info läbitöötamist, arusaamist, analüüsimist, mis on õige, mis on vale, selle kokkupanemist ja nii edasi, erinevatest keeltest seda infot koguda niimoodi ja teha sellest nagu seminar. Et see võtab mul päris palju aega, et see on, aga nendest konkreetsetest teemadest ma ei ole siiani teinud veel. See on väga, väga põnev, et kas sa ka selliseid venekeelseid kanaleid ka tarbid või kasutad? Vähe, mul on rohkem nagu, põhiline on inglise keel, sest ma valdan inglise keelt suhteliselt hästi, või peaaegu valdan, võin öelda, soome keelt valdan, vene keelt räägin ka, aga vähem, ja selles mõttes minu põhiline info tulebki tegelikult inglisekeelsetest kanalitest. Üks huvitav asi oli, millest räägiti mitmeid aastaid või räägitakse ikka veel, on meetpeedid. Ma näen ka erinevates kanalites, kuulutatakse neid välja ja ma olen pannud tähele, et paljud inimesed panevad oma lootuse sinna, et mingi asi tuleb, päästab neid. Just, ja see on üks selline asi, mis on nagu natuke kahetsusväärne, et inimesed panevad kogu lootuse sellele, aga tegelikult nõutakse selle medpeetsi puhul seda, et sa oled ise teinud midagi enda heaks ära. Sest meil on tegelikult võime, öeldakse, et inimene on ise enda medpeets, meil on võime ise ennast tervendada. Kui meil on võime ise ennast haigeks teha oma mõtlemiste ja nii-öelda tunnetega ja kui me ei tea seda ja kui me saame teada, et tegelikult meil on võime, siis miks inimesed ei õpi ise seda kasutama? Et selleks näiteks sisemise tarkuse koolis ma konkreetselt õpetan selliseid asju. Läbi kristalliteraapia, läbi kristallireiki, selliste asjade. See on üks väike osa kõikidest võimalikest asjadest, mis maailmas on olemas. Ja info on kõigile kättesaadav. Aga inimesed ei võta millegi pärast seda ette, sest nad loodavad, et tuleb keegi ja päästab täpselt nii, nagu tegelikult loodeti võib-olla, et tuleb Trump ja siis läheb kõik kohe õigeks. Aga võtab aega, on see, ja need medpeetside tulek, kõik küsivad, ma teadsin 4 aastat vähemalt tagasi, et nad tulevad, aga keegi ei teadnud millal. Ja siiamaani ei tea millal. Aga fakt on see, et nad on olemas, nad tulevad. Selle ise tervendamisega on mul ei tule ta nimi meelde, aga ta kirjutas raamatut Maailma loomine. Üks vene selline psüühik või kuidas öelda. Üks mees, kelle seminaridel käinud inimesed hakkasid endale kasvatama uusi sõrmi, uusi hambaid, kasvajaid enda kehast eemaldama läbi lihtsate tehnikate, mida ta jagas. Ja siis tal on need raamatud, need, kes loevad neid, nemad õpivad ka läbi selle seda tegema. Et kasutama oma selle nii-öelda tahte ja mõistuse jõudu, et tegelikult ühenduda oma selle nii-öelda algse mustriga, just. Oma nii-öelda sõrmejäljega. Just. See eeldab seda, et inimesed saavad aru, et maailm on energeetiline ja kuidas üldse haigused tekivad, millega seoses oma allasurutud tunnetega, oma läbitöötamata asjadega ja inimesed tegelikult otsivad lahendusi nagu valest kohast. Inimesed otsivad kiiret lahendust oma probleemidele, mida nad on tekitanud võib-olla 50 aastat endale, kui me räägime vanematest inimestest. Ja nad tahavad 1 või 2 korraga saada kõigest asjast lahti. Aga
seda ei taha nagu keegi ette võtta, et võtta endale vastutus selle eest, et see haigus on endale ise tekitatud ja et ka iseennast tervendada. Et mul on enda teraapiates ma teen ju, ma olen ka ju siis nii-öelda energeetiline tervendaja. Oma teraapiates ma satun tihtipeale nagu tulevad inimesed, kes ei mõista seda, et ma võin tal ühe korraga selle ära võtta, aga ma ei saa ära võtta tema õppetundi. Ma ei tohi ära võtta seda tema õppetundi, seda protsessi, kus ta nagu teeb selle protsessi kaasa ise oma alateadvuse nii-öelda muutmisel. Ja sellepärast see võtab rohkem aega kui üks teraapiaseanss. Vahest on meil väga huvitavaid asju alateadvusesse põimitud. Et äkki 6 aega tagasi kuulasin ühte loengut, kus üks inimene räägib, kuidas mul ei tule ta nimi nüüd meelde, et see on huvitav, aga selle Inglismaa prints Williami abikaasa, et tema kõrvaldati ja klooniti eelmise aasta alguses. Ja ma polnud varem tahtnud enda tähelepanu panna. Meghan Markle või Williamil oli vist, vot nüüd ei mäleta ka. Pole olemas. Jah, pole olemas teda enam, et võibki olla nii. Aga varem ma polnud pannud oma tähelepanu selle kloonimise peale ja siis ma kuulasin seda ja siis ma mitmeid öid nägin unes kloonimist ja kloone ja siis ma hakkasin mõtlema, et või, et kuhu kohta ma ennast mäissisin, et selle alateadvusega võtsin lahti. Ja siis ma võtsin teise asja veel lahti, et mõni, kes kuulab, mõtleb, et ulme, et kloonimine ja siis ma võtsin Ahvide planeetide filmid lahti ja lapsena mul tekkis kohutav hirm neid vaadates. Mulle ka ei meeldinud üldsegi. Ja siis ma vaatasin neid mingit lõike, tervet filmi ei viitsin vaadata, aga siis mul tuli hoopis välja kloonimisega seotud, et okei, kus kohas nüüd rääkivad ahvid siis on, et mul on nagu tekkis lihtsalt see tunne, et mul tekivad neid tundeid elus, et mingi asi nagu tõde. Ja ma sain aru, et okei, kus kohas see rääkivate ahvide asi nüüd tuleb, et kas nad elavad siin planeedil, kas nad on kunagi elanud siin planeedil või on keegi, kes on teinud inimeste ja ahvidega geneetilisi segundamisi, võiks öelda. Seda on tehtud ka teiste loomadega ja inimestega, nii et see on päris haige värk, mida on tehtud, et see kõik tuleb tasapisi välja, aga ta tuleb hästi aeglaselt, sest enamik inimesi ei ole võimeline seda infot vastu võtma. Et tekib selline dissonants inimese uskumuste ja selle info vahel, mida ta kuuleb ja inimene ei ole võimeline seda vastu võtma. Täiesti inimene, kes ma olen nagu oma hirmudega hästi palju tegelenud, käin, ma ei tea, silmad kinni pimedas metsas ringi ja mul on mõnus ja siis jõuab see info ja siis nagu oot. Ja kui ma natuke hakkan uurima, siis vaatan, et okei, et täitsa tõsi isegi. Just. Et see on just, ja see on ka märk sellest, et tegelikult oma sisetunde kuulamine ja selle usaldamine on ülioluline. Mitte kuskilt mujalt, ühesõnaga igasugune info, mis te kuulete, tuleks lasta läbi oma sellise sisetunde filtri, et mis sa tunned enda kehas, ka füüsilises kehas, selle infoga seoses. Seal võib taga olla ka nii-öelda meisse programmeeritud hirmud, kui sul tekib mingi asjaga seoses hirmutunne, aga üldiselt kogu info, mis välises maailmas on, tunneta, kas see tekitab pigem hirmu või mingit positiivset tunnet. Ja see on minu soovitus on, kui mingi asi tekitab hirmu, ära kuula, ära vaata. Sinu vastutus on vastutada selle eest, mida sa lased enda sisse, millist informatsiooni ja millist mitte. Et alati on sellega seoses see küsimus. Kui asi tekitab hirmu, siis ära kuula, ära vaata, tule ära. Mina ei ole, ma ei tea, alates 2008 vist oligi, kui ma lõpetasin meedia tarbimise. Ma ei vaata telekat, ma ei vaata raadiot või ei kuula raadiot, ei loe lehti. Ainus asi, mis mind vahest hirmsasti häirib, on välireklaam, mida ma ei saa silmad kinni autoroolis olla. Aga ma tihtipeale lihtsalt keeran pea ära, kui asi on häiriv. Ükskord lugesime Pirita teel neid reklaamiplakateid kokku lapsega. Me ei saanudki nagu kõiki ära loetud, sõitsime autoga 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuli lihtsalt.
et siis teine asi on lihtsalt õpetada oma aju seda informatsiooni registreerima nii-öelda kusagile halli kausta. Just, või lihtsalt tühistama. Üks võimalus on ka lihtsalt ütled, et ma tühistan kogu selle informatsiooni, näiteks kui sa vaatad mingit filmi, siis mina tihtipeale, mul on küll telekas olemas, aga ma ei vaata uudiseid ega sellist asja, ega filmid on ainult need, mis on ette lindistatud, ma ei vaata otse telekat kunagi. Ma juba sellepärast, et reklaamipausid ma saaksin edasi kerida, kui on mingist telekast nagu lindistatud, aga kui mul on internetist võetud film, siis kui see informatsioon, üleüldse ma teen seda igal õhtul, ma tühistan täielikult kogu selles filmis oleva informatsiooni oma alateadvusest, täielikult kuni kosmilise nullini, läbi ajaruumi, kõikide dimensioonide ja reaalsust. Ja niimoodi seda ütelda, tühistan. See on suur tahtejõud. Ma hakkasin mõtlema veel ühte sellist asja, et ma näitasin oma naisele ühte intervjuud Elon Muskiga, siis naine vaatas teda ja ütles, et see on nagu kohutavalt inimese moodi olev olend. Just, tal võib õigus olla. Jah, et mis sinu perspektiiv temast on, et mis ta nagu praegu teeb või tõmbab niite või? No tema on, pidi olema, ega mina ka ju ei tea kõike 100%, aga see informatsioon on, et ta on olnud, teda on ka 2, nii nagu Trumpi öeldakse, Trumpi on 3. Trumpi on päris Trump, siis on tema kehaduplant ja võib-olla isegi 2 kehaduplanti ja siis on tumedate jõudude poolt kehaduplant või kloon Trumpist, kes räägib väga negatiivseid asju, kes on promonud neid moodsahaiguse süste, on ju, kes mina näen ka seda, et kes promob praegu seda tehisintellekti, et see ei ole nii-öelda õige Trump, kes seda teeb, vaid tumedad jõud ei kavatse minna vaikselt öösse. Nad võitlevad kuni viimase hingetõmbeni. Ja Elon Muski on samamoodi minu meelest 2. Üks, kes töötab Trumpiga koos, kes ongi Trumpi administratsioonis, kelle ülesanne on kõik föderaalsed agentuurid nii-öelda teha täiesti puhastus, ehk siis nii-öelda täielik ümberkorraldus, tumedad jõud välja ja usaldusväärsed ja need inimesed, kes tõesti tahavad inimkonda ja maailma ja riiki aidata, need pannakse sinna asemele ja Musk on võetud praegu selleks sinna tööle ja lisaks sellele siis ta töötab ka selle Space Force'iga ehk siis kosmosejõududega, kes see on pikem teema juba, millega tema siis seal tegeleb, aga see, keda me näeme siis praegu Trumpi meeskonnas, et tema on nii-öelda positiivne, sest väga paljude inimestega seoses me näeme avalikult kas kloone või kehaduplante, või siis, et mõlemal juhul ei ole tegemist seda originaalse algse inimesega, vaid tegemist on nii-öelda avatariga, kellele on pandud roll, nad on tuttav inimene, tuttav keha, aga ta töötab tõesti praegusel hetkel nii-öelda positiivse poole peal. Selle Michael Jacksoniga oli olnud see probleem, et kui temast tehti kloon, et siis ta hakkas lagunema. Siis seda oli vaja mitu korda kloonida ja iga see versioon läks järjest kehvemaks. Et siis oli vaja talle uut nahka panna ja nina kukkus ära ja... Et see ongi see, et kui me räägime kloonidest, siis kloonide eluiga on väga lühike, paar aastat. Et nad hakkavad imelikke asju tegema seal, jäävad kinni ja jäävad, ma ei tea, üks silm kukub kinni või mis iganes niimoodi jäävad korraks siukse asendisse, mingisse suvalisse asendisse seisma ja nii edasi, et see ma ei ole nii kursis selle kloonindusega, aga jah, et kõik, ütleme, moraal on siit see, et sisuliselt kõik, mida me teame siin maailmas olevat tõde varasemalt, ei ole seda mitte. Me peame hakkama inimkonnana kõike ümber muutma, ümber õppima, kaasa arvatud meie ajalugu ja kaasa arvatud Eesti riigi ajalugu. Ja see saab olema karm. Jah, see saab olema. Aga lähme riivime kogu selle tõsistuse üles tagasi nende kristallide juurde. Et ma olen pannud tähele, et need kristallid on väga emotsionaalsed tegelased. Et ma olen läinud nendega mitu korda tülli, sinu otseses mõttes. Et kui mõõta rahaliselt, siis mul oli vahepeal 1000 eurodest kristalle, suuri kamakaid ja
ja siis mul tuleb tunne üks päev, aitab, kõik kinkisin ära, viisin inimestele, sõidan autoga uksede, kuule mul on selline kingitus, näe, võta, panen ukse kinni. Ja siis kristallid on tulnud tagasi, mul on olnud iseendal äkki üle 50 kristallkausi, enamus on katki läinud. ja siis ma olen enda käes hoidnud, et inimesed on ostnud läbi minu neid kristallkausse, sadu. Ja siis nad käivad, tulevad ja on erinevad hooajad. Mõni hooaeg ma olen nendega väga hea sõber, kasutan neid ja suhtlen, ja siis teine hooaeg ma hoian neist eemale, et ärge tulge. Jaa, kristallid, ütleme nii, et nad on väga erilised tegelased. Nad on vahest riukalikud, vahest viskavad nalja, vahest nad on emotsionaalsed, aga nende omadus on see, et nad aitavad meil esiteks terveneda, sest igal kristallil, igal mineraalil on oma teatud sagedus, aga nende olemasolu või nende olemus on selline, et ütleme, nad on energeetiliselt ja ka füüsiliselt sellised elusolendid, kelle sees energiamuster on hästi stabiilne. Kui nüüd rääkida energiast, siis meie sees oleva energia pidevalt muutub. Iga tunne, iga mõte, iga sõna, mis me teeme, ütleme, kuuleme, muudab meie sees teatud energiamustreid. Aga kristalli sees on hästi kindlad mustrid. Et kui keegi tahab nüüd kristallidest rohkem teada, siis mul on siin, ma olen kirjutanud nimelt 4 kristalliteraapia käsiraamatut. Esimene osa, esimene osa, teine osa, 3. osa ja 4. osa on kvartsiteraapia, seleniditeraapia. Et siin esimeses osas on kirjas tegelikult täpselt mis kristallid enda olemuselt on, kuidas nad tervendavad, miks nad tervendavad, kuidas see võimalik on ja nii edasi, et soovitan need asjad läbi lugeda ja endale selgeks teha, sellepärast, et meie inimesed oleme tegelikult ka kristallid. Meil on samasugune energeetiline geomeetria sees nagu kristallidel ja kõigel, millel on geomeetria, on võimeline salvestama suurtes kogustes informatsiooni. Nii nagu ka vesi. Vesi on ka kristall, ainult vesi on selline kristalliline aine, mis on võimeline olema 3 olekus, nagu et vedel, tahke ja gaasiline. Aga tema sees olev see energiamuster on sama ja nüüd kristallide sees, kristallid on kõige stabiilsemad organismid, kes on võimelised salvestama informatsiooni, kuna nende sees see energia on nii stabiilne. Ja sellepärast kristalle, kuna meie inimestena oleme ka kristallid, nagu ma ütlesin, meie sees see energia pidevalt muutub, see on hästi oluline ka see, et mida me enda kohta ütleme. See kõik salvestub meie sisse ja loob siis meie füüsilise kehaga haigused. Kui me ütleme, et me ei ole piisavad, siis meie füüsiline keha hakkab muutuma läbi selle. Ja nüüd kristallid on sellised olendid, et kui ma kristalli panen oma energia välja, vähemalt 50 sentimeetrit kehast, sõltub muidugi ka kristalli suurusest, aga siukse teraapiakivi. Näitan siin. Võtame siit. Tiigrisilm on see. Et selline lapik teraapiakivi, mida sa paned oma keha peale, nagu näiteks tšakrate peale, mis on kõige lihtsam viis tervendamiseks üldse, kõige algelisem. Sa paned ta keha peale või keha lähedale, siis vähemalt 50 sentimeetrit kehast, siis kuna temal on kindel selline sagedus ja võnge, hästi kindel, mis ei muutu, kui sina paned selle oma energia välja, siis sinu energiaväli läheb sellega resonantsi ja hakkab muutuma. Ja see on hämmastav, kuidas kristalliteraapiat, mida ma ka teen, kristalliteraapias ma panen inimese peale kristalli või kristalle päris palju, kuidas praktiliselt kohe inimese energiaväli hakkab muutuma ja muutub stabiilsemaks ja selliseks nagu korrektseks. Ja sellepärast kristallidega tervendamine on hästi, hästi huvitav ja iga inimene peaks mõistma kogu seda kristallimaailma järjest enam, sest meie oleme
meie oleme puhtalt ka kristallid. Me oleme liikuvad kristallid. Jah. Ja ma olen märganud, kui inimene tarbib elavat vett või elab keskkonnas, kus ta on oma kehaga kontaktis maaga, Just. siis ta ka kristalliseerub, sellepärast et just need vedelikud, veri ja lümfivedelikud, need lähevad klompidest ja lahti ja hakkavad voolama. Just. Ja siis on hästi oluline, et kui inimene teeb väga tugevat avanemist iseendaga, siis ta juhib oma mõtteid. Kui näiteks inimene tarbibki asju, mis avavad tema keha ja ta hakkab mõtlema väga koledaid asju, siis ta keha väga ruttu võtab need vastu ja paneb tegevusse. Nõus. Aga kristallidega on see ka huvitav, et nad on elavad organismid, sest nad suudavad ajas ja ruumis oma kuju muuta. Jaa, just. Ja nad on võimelised ka nii-öelda lahkuma siit füüsilisest reaalsusest mingil hetkel tagasi tulema. Et nad on, ütleme, elavad organismid, kelle füüsiline keha on lihtsalt erinev meie omast. Neil ei ole silmi, suud, kõrvu, kopse, südant sellisel viisil, nagu meie oleme harjunud elus organismi nägema või mõistma, aga neil on oma teadvus. Ja nad teavad väga hästi, mida nad teevad ja milleks nad on siia maailma tulnud meid toetama. Ja praegu muutub kristallide nii-öelda maailm järjest enam nii-öelda inimeste jaoks esiteks kättesaadavaks, aga teiseks võib-olla mõistetavamaks. Ja inimestel on järjest rohkem vaja seda kristallide tuge praegu. Ja mõned kristallid teevad ka nalja, et mul on mitu Lemuria seda seemnekristalli. Et nemad lihtsalt räägivadki anekdoote ja napakat. Just. Et kristallide poode on viimasel ajal päris palju kinni pandud, aga üks pood on lahti, see on kristallikeskus.ee, et see on see, kus mina tegutsen ja kus on müügil 100% ainult looduslikud kristallid, sest mina gemoloogina kontrollin nad kõik üle, sest maailmas on umbes 6000 mineraali erinevat, aga umbes 10 000 sünteetilist, mis on inimese poolt loodud, millel puuduvad tervendavad omadused ja see teadvus seal sees. Nii et on vaja teada, et kristall oleks looduslik. Aga kuidas sa suhtud nendesse meie kohalikesse merekividesse ja mineraalide kogumitesse? Just. Näiteks siin rannas on palju püriiti, kassikulda. Jaa, on väga palju. Loomulikult nendel on ka, miks need samasugused mineraalid, lihtsalt ongi, nagu sa ütlesid, et nad on mineraalide, kui me räägime näiteks graniidist, on erinevate mineraalide kompleks. Ja temal on lihtsalt seda tervenduslikku omadust ei saa nii kindlalt teada või nagu kirja panna, kui ühest mineraalist koosnev nii-öelda kristall, mis ongi nagu üks mineraal, kellel on kindel keemiline valem ja siis see keemiline valem annab kindlad omadused, aga kui sul on nagu tükk graniiti ja siin teine tükk graniiti, ta võib samasugune välja näha, aga nende komponentide suhe omavahel on erinev ja siin tuleb mängu see sisetunne, millest sina alguses rääkisid, et sinul tekib see tunne ja see on hästi oluline inimestel kristallidega seoses ära õppida ja seda ma õpetan kristalliteraapia kursustel, et õppida tunnetama seda, sest sisetunne tavaliselt on meil kõige õigem. Sisetunne on see, mis määrab ja loeb ja seda peab õppima usaldama. Üks raamat muutis mu elukäsitlust väga tugevalt, et selle nimi oli Nature's Silent Music, ehk siis looduse vaikne muusika. Ja üks Ameerika teadlane mitukümmend aastat, nüüd ta on juba surnud, uuris üle maailma kivimeid, näiteks Iirimaal on need püstised tornid, mis on nii-öelda munkade poolt tehtud, mis tegelikult ei pruugi nii olla ja ta käis neid mõõtmas ja nende tornide ümber kasvavad taimed palju paremini, loomad, inimesed on palju tervemad ja siis ta avastas sellise fenomeni nagu paramagnetism, et teatud mineraalid, kivimid tõmbavad endale ligi enda poole nii-öelda aatomeid ja siis ta hakkas neid uurima ja leidis, et kohtades, kus neid kivimeid on kasutatud väga osavalt, siis nad loovad viljakat ja elavat keskkonda. Ja kõige tugevam mineraal, mis seda loob, on basalt.
ehk siis vulkaani selline primaarkivim. Ja siis ma olin täiesti hämmastuses ja avastasin, et meil siin rannas on ka sellised kivimid ja just Paldiski kandis. Ja hästi palju aega veetnud seal ja tajungi, kuidas kehal selline olek muutub, teadvus muutub seal viibides just nende kivimite tõttu. Täpselt. Et see ongi see, et üks asi, mida kristallid teevad, ongi nad aitavad meil olla nii-öelda rohkem avatud teadvusega ja rohkem kontaktis oma kõrgema minaga ja otseallikaga. Et see on üks asi, mida ta teeb. Aga üks asi, soovitus veel kristallide kasutamisest, et kellel on aed või kes kasutab või kasvatab taimi, et kristallide panek maasse, näiteks kõige tavalisem mäekristall panna niimoodi maatriksina. Mis asi on kristallimaatriks, siis siin teises osas, kristalliteraapia käsiraamatu teises osas, siin ongi terve peatükk kristallimaatriksitest, et kuidas luua kristallimaatriksit oma aeda niimoodi, et aia erinevatesse nurkadesse panna mäekristallid, et need aitavad taimedel kasvada ja loovad sellise ka kaitse oma koju, nii et kogu krundile või tervele majale, ükskõik kui suurelt sa need paned. Mul on aed täis neid katkiseid kristallide kausse. Et kauss läheb katki, siis viskame peenramaale. Jah, just. See on hea koht nende jaoks tegelikult. Siis on veel sellised huvitavad tornid, et kus on basaldi ja mäekristalli puru pluss vasktraat. Nad on nagu 1,20 meetrit, roosate väri tornikesed, pluss on veel koonus peal. Ja nemad tõmbavad alla sellist kosmilist kiirgust. Ja. No rääkides vasest ja üldse metallidest, siis tegelikult on ka kõik metallid kristallid. Nendel on kuubilise struktuuriga nii-öelda sisemine struktuur, nii nagu ka näiteks teemantil. Et üks ja sama nii-öelda olemus on metallidel, nii et samamoodi salvestavad informatsiooni ja on nii-öelda väga kasulikud nii meile kui kogu loodusele. Ma arvan, et nüüd on hea lõpetada, et suured tänud, et sa tulid siia ja siis kindlasti minge vaadake kristalliteraapia õpikuid omale ja külastage Kaia-Liisa Valguse kanal Järg. Sellist YouTube'i kanalit. Ja siis koduleht on mul www.kaialiisa.com ja seal on erinevad internetikursused, seal on tasuta rubriik, kus saate vaadata, alla tõmmata meditatsioone, vaadata videosid ja siis mul on veel Facebooki leht, minu ametlik Facebooki leht, mille pealkiri on Kaia-Liisa sisemise tarkuse kool. Seal on üle 60 tasuta miniseminari, et vaadake need ära, et siis saate natukene aimu võib-olla sellest maailmas, kus me oleme, kui see teema, millest me täna rääkisime, oli teile natuke võõras veel. Suured tänud vaatamist ja aitäh! Aitäh!